Ja suur tänu, Ervin, see on tõesti võrratu kuulata ja panna tähele neid igapäevaseid väikeseid juhtnööre Jumala käest. Ja tema on tõotanud kanda meie eest hoolt, see on tõsi. Ja kui meie paneme tähele seda siis ja toome tänu, siis see kõik lisab nagu väärtust juurde sellele. Aga nüüd kohe-kohe saab üles astuma minu armas kooliõde Rutt, kellega me õppisime siis ja Rutt jätkab õppimist kõrgemas usuteaduslikus seminaris ja sinul on nüüd bakalaureuse viimane kursus käsil. Aga sa oled lõpetanud ka Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiblikooli päevase õppe ja see on huvitav jah, et meie teed on kuidagi niimoodi erinevate põhjustel kokku sattunud ja sinus ma näen küll sellist jumalikku kirge ja igatsust teda aina ja aina enam rohkem tundma õppida. Ja see, mida tema sinu elus on teinud, see on ka ikkagi päris suur ime. Ja mida veel tuleb läbi elada, ega me kõike ei tea. Aga see, et sa oled kiindunud temasse, nii nagu Ervin ka luges Jumala sõnas, see kõik viitab ka sellele, et tema on kiindunud sinusse ja kasutab sind ka oma sõna jagamisel, ülistuse laulude poole pealt, sul on eriline and. Ja täna meil on siis võimalus sind kuulata Jumala sõna jagamas, et kui mõelda sellele, millal sa viimati olid, siis me alles olime vist koguduse rajamise vaasis ja te piiblikooliga meid külastasite. Aga sellest on juba mõned head aastad tagasi. Aga siin nüüd täna juba siis kuuleme ja paneme tähele, mida Jumal sinu kaudu meile edasi annab. Nii et ole hea ja tule jaga meiega. Kas ma võin jagada selle koha peal? Ja võid ikka, kui sulle sobib. Ma alustuseks laulaksin ja laulan ma 2 laulu ja mõlemad on Jumala sõnast. Nad on psalmid ja sest pole imelisemat asja, mina tegelikult armastan minu laulda, eriti nende sõnade pärast. Ja esimene laul on psalm 63. See laul räägib iseenda eest. Mu Jumal, sind ma otsin vara, su järele jaluneb mu hing, sind vihatab mu ilu. Kuival ja põutsel maal, kus pole vett, nõnda ma vaatasin sind, et näha sinu väge ja su auhilgust, sest sinu heldus on parem kui elu. Mu huuled ülistavad sind, nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja sinu nimel. Ma tõstan üles oma pihu, nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja sinu nimel. Ma tõstan üles oma pihu, nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind hõiskehuli. Kui ma sind meenutan oma voodis ja mõtlen päeva ajal, et sa olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata. Mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab mind. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja sinu nimel.
selles, et meil on väga imeline Jumal, väga erakordne. Ja Jumalaga koos elades ei ole alati kõik väga lihtne, ei ole lihtne meile. Jumalale on kõik väga lihtne, aga meile ei ole. Ja teine laul on psalmist 25, on teatud salmid seal. See laul on mind sellel aastal viinud läbi väga raskete hetkede. Ja ega ilmast ei öelda, et Jumala sõna on elav. Ta on päriselt ka leib, ta toidab meid. Jumala sõna ehitab meid. Ta täielikult kinnitab meid. Selle läbi on meil Jeesus tõesti sõber. Isegi kui meil ei ole võib-olla füüsiliselt mitte kedagi võtta, kellelegi jagada, on see ükskõik, mis ümber toimub. Kui sa tunned Jumalat ja tead, mis on osadus, siis sul on kõik. Ja see ongi kõik. Sest me oleme tema peopesal ja ta ei anna meil iial kukkuda. Ta lihtsalt ei anna seda. Ja olgu see laul ka teile nagu julgustuseks ja kinnituseks. Issand sinu poole, ma tõstan oma hinge, mu Jumal sinu peale loodan ma. Ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata. Ja ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad, issand ma ootan sind, ma ootan kuni vastad sa. Ja ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad, issand ma ootan sind, ma ootan sind. Hoia mu hinge, kisu mind välja, sest pilgupaika otsin su juures. Lätmatus ja õiglane veel, need kaitsku mind, sest ma ootan sind, mu Jumal, vabasta. Ja ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad, issand ma ootan sind, ma ootan kuni vastad sa. Ja ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad, issand ma ootan sind, ma ootan sind. Issand sinu poole, ma tõstan oma hinge, mu Jumal sinu peale loodan ma. Ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata. Ja ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad, issand ma ootan sind, ma ootan kuni vastad sa. Ja ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad, issand ma ootan sind, ma ootan sind. Aamen. Nii ilus jääkski kuulda. Mina võin teie aja täita ainult muusikaga. Ja nagu ma ütlesin ka see, et juba enne, et mul on olnud vähe praktikat juutluse osas, aga ma olen see inimene, kes teeb oma osa. Ma valmistan.
aga mul ei tule välja see niinimetatud, noh, see, kuidas sa valmistad. Ja eriti nii, kui tekib silmside, siis kaob ära. Ja kui sa vaatad see, mis ma räägin ja see, mis on seal, ei kattu. Ja olen sellega hädas, aga nagu minu rektor Einike Pilli ütles ka niimoodi, et tegelikult kui me praktiseerime, siis see tuleb. Aga mul on ka see, et ma ikkagi pabistan, kas on 5 inimest, on 20 inimest või 100, ikkagi ma pabistan. Ja küll ei paista. Väga hea, see on pabistan. Aga muidu on üldiselt see, et inimene on harjunud teatud asjadega, harjunud isegi oma pilliga, harjunud, kuidas on sul pedaal, see sõidab, harjunud mingite asjadega ja see on, ja kui Jumal lükkab meid sellest mugavustsoonist välja, mida ta väga tihti teeb, kui me mingil hetkel oma elus oleme nagu väga mugavasti ennast sisse seadnud, kui asjad lähevad nii hästi ja mugavalt, siis väga tihti Jumal laseb tulla meile siuksed, kuskil külili või ninani ja sul on segadus. Eelmisel nädalal siis oli Lootuse festival ja väga palju oli panustatud sellele ja ääretult võrratud töö oli tehtud selle meeskonna poolt, mis alustati peaaegu aasta enne ja kõik see koolitused ja materjalid, mida nad õpetasid ja ma sain olla Hiltoni hotellis, mida ma pole kunagi olnud, ma ei tea, kas ma sinna ka lähen kunagi, aga ma sain olla nagu printsess üksi toas, vau, ma olin nii tänulik Jumalale, lihtsalt kõik see, aga kerge on olla tänulik, kui sul on kõik hästi. Aga Jumal õpetab ja kutsub meid üles, et me oleme tänulikud ka siis, kui meil ei lähe, no meie arvates väga hästi. Aga mis on huvitav on see, Jumal on, ma olen täitsa kindel, et ma ei tea, kust ma seda lugesin, aga see on mul ammu juba kirja pandud, et kui meie arvame, et kõik läheb väga hästi, ma mõtlen Jumala lastena, siis Jumal ootab, et ei ole väga hästi. Ja kui meie arvame, et nüüd on lähevad asjad nii rappa, et kõik on pahasti, siis Jumal vaatab, et kõik on hästi, sest raskus sunnib meid otsima, raskus vajutab meid maha, raskus paneb meid paastuma. Ei teki küsimus, aga kuidas ma paastun, kui ma pean rohtu võtma, et ma pean ju sööma. Ega Jumalal ei ole tähtis, et sa oled näljane või tühi kõht, Jumalal ei ole vaja, et me paastume. Meil enda on seda vaja, kui meil on seda vaja. Sest kui me natuke allutame oma füüsilist ihu, lihtsalt kuuleme Jumala häält paremini. See ei ole oluline, kas sa paastud, ei paastu. Aga kui sa seda teed, siis sa pole nii kitsas kohas olnud. Sest küll sa paastud, kui sul on kitsas. Kui me vaatame kuninganna Estrit, siis Estri paast on nii, et nad ei söönud ja joonud 3 päeva. Ja keegi, ma ei usu, et seal olid nüüd ei olnud, ma ei tea, too aeg küll tablette polnud, aga ilma söögit okei, aga ilma joogita. Ja meil on ka vabandused, meil on igal asjal nagu vabandused. Ja ma ise arvan, et tähendab, ma pole nii kitsas kohas siis olnud. Mis sunnib, sest kui sul on kaalul elu ja surm, kaalul on sinu omaste, lähedaste. Kui midagi tuleb sulle nii lähedale, siis ja ma loen, see on tegelikult tänases kirikukalendris, see koht oli, kes on Jeremiia 17, 7. salmist kuni 10. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal. Ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad ja põua aastal ta ei muretse, ega lakka vilja kandvast. Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes seda suudab mõista? Mina, Issand, uurin südant, katsun läbi neerud, et anda iga ühele tema tee kohaselt tema tegude vilja mööda. Ja 14. salmi loen siia, nagu öeldakse lause lõpu punktiks, on imeline salm. Tee mind, Issand, terveks,
siis ma saan terveks. aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled minu kiitus. lootuse festivaliga oli pandud kogudustele ääretult suur lootus. ma mäletan, kui öeldi, et kogudused lähevad täis, ma ei tea, kas teil on tulnud kedagi siia juurde. Eesti inimesed maakohas, ma tean meie näiteks oma, kus ma elan. Nad ei lähe bussi selle sama tädiga sealt, kes tuleb kepiga. Ma elan täiesti mitte kristlaste keskel ja enamus mu tuttavaid ja sõpru on. Ma nii lootsin, et juhtub mingi ime või keegi kõik saavad mingi imetableti, eks ole. Ja ikkagi tulevad, et jumal veab nad kohale. Ei tulnud keegi, keda kutsusin. Ma nii panin lootust, et kas oma perest. Ei tulnud. Ja kas ma olin pettunud? Olin küll. Ma ei hakka valetama. Luust lihast inimene, ma lootsin, et midagi nagu juhtub. Aga, ja mis ma sain rämeda haiguse sealt omale, mingi batsillisest, ma olin nii haigeks, kui ma tulin koju. Aga see selleks ja terve nädal olen võidelnud selle, sest ma isegi külmetan nagu, aga inimesi oli palju aga vahet ei ole, sest neid asju ikka meil juhtub, sest meil on füüsiline ihu. Aga mul ei olnud, ime oli see, et ma ei olnud selle nädala jooksul, mul ei olnud kurdagi halb olla. Mul lihtsalt ei eksisteerinud häält üldse ja ma mõtlesin, et kui ma tahtsin reede hommikul helistada Alurile, et ma võib-olla äkki juhtub nii, et ma ei jõua siia. Alur, kui kirjutas neljapäev, siis ma mõtlesin, et äkki ikka jumala abiga kuidagi ikka saab selle hääle tööle, aga ma ei puutunud, ma ei laulnud, ma alles eile õhtul esimest korda proovisin ja mida ma kõik olen sisse söönud, loputanud ja puristanud ja mul on olnud hea enesetunne, mul on lihtsalt olnud tohutu nohu, kurk ja hääl, aga ma olen saanud õppida, ma sain imelise aja olla kodus, sest vähemasti mul oli põhjus olla kodus ja ma ei lehvinud kuskil, nagu minu mees ütleb, et ühest kohast tuleb ja teisse läheb. Nii et, aga mida ma kogesin, et see, kui ma valmistasin seda kettkoolitust ja kui me kirjutasime neid Andrease lugusid, siis minu koolikaaslane Elis Toomingas oli minu juures, ma olin vist 3 päeva koos. Me tegime Palivere koguduses koos koolitust ja üks õppis all, teine üleval. Mul on kodus hea, et me saame, mul on väga, väga ääretult üks tohutu kingitus Jumalalt on minu abikaasa, kes ei ole kristlane, aga ta on kingitus. Ja ta veel ei tea, et ta on peaaegu. Ja ta võimaldab seda kõike ja me saame õppida nii, et üks all, teine üleval ja saime siis jagada. Aga see koolitus andis mulle väga palju. Ja just see, et ma mõistsin, miks me kristlastena, mida me siis elame, mis me teeme. Et tegelikult me peamegi elama nii, et kas on see lootuse festival või see ei ole, peame seda elama jätkuvalt. Me peame seda elama jätkuvalt, sest ega meie inimestena ei päästa inimesi, kahjuks ei saa ka seda William Graham teha, sest ta on ka inimene. Ta tuleb, nad teevad ära, nad läksid edasi, nad teevad absoluutselt, aga ma arvan, et meie kogudused sai sellest ääretult palju. Ja see, et Tondiraba jäähall oli peaaegu täis, oli imeline. See jätab vaimulikus mõttes, jätab oma jälje. Vaimumaailmas toimuvad asjad ja Jumal on nii huvitav, et ta teeb alati nii, nagu meie ei oota. Ärkamised hakkavad siis, kui me ei oota seda. Ja me ei tee mitte üht imetrikki tegema selleks, et inimesed tulevad, nad tulevad. Meie asi on praegu jääda püsima. Ja teha seda osa, mida Jeesus ütles, minge kõike maailma. Mina olen alati arvanud, et minge kõike maailma on raudselt see, et kas siis, okei, mitte Aafrika just, aga see, et kuskile peab olema missionär või siis see, et sa pead ikkagi minema see parki kuskile mikrofon käes ja kuskil ikkagi tänaval. Ja ka see on mul tee on läbi käidud piiblikoolis. Aga tegelikult me oleme missionärid iga päev seal, kus me oleme. Me oleme missionärid kõigepealt meie kodudes.
kui on kedagi me ümbruses, mitte kristlast, ma raudselt on kuskil sugulaste seas. Ja kui me palvetame igal hommikul, issand, anna mulle võimalus või ava mulle see võimalus täna viia edasi sinu riiki. Tänasel päeval kuidagi edendada sinu riiki. 100% ma ütlen teile, see töötab, see tuleb. Kui ma olen jätnud palvetamata selle, pole. Aga kui ma palvetan seda teadlikult, see võib olla nii kummaline asi, see võib olla niimoodi, et sa tunned sundi minna kõndima, vahest kui me nagu oli jutt, kui me püüame ikkagi olla sõnakuulelikud, me ikkagi elame niimoodi, et me oleme tundlikud pühale vaimule. Kuigi me alati, ega ma ei saa öelda, et Jumal muudkui räägib kõva häälega, ma muudkui tean, et nüüd Jumal räägib. Ma katsun läbi, aga nagu tunne on, et midagi sunnib. Et muidu ei olnud, kas siis kõndima või küll ma olen läinud, ükskord oli, et oma naabri näinud, vii talle borši suppi, ma mõtlesin, kas ma lähen inimesele supiga. Kas teil on süüa või Eesti inimesed, no teil ju on süüa ikka ju. Aga tegin. Ja tal oli parasjagu, oli tal tervisehäda ja kuidagi saime nii, et lõppkokkuvõttes sain palvetada ta eest. Ja ta oli hirmus õnnelik, et ma tõin suppi. Ja et sellised väiksed asjad, aga tegelikult me ei tea, kuidas Jumal meid juhib. Igal ühel on erinev see asi. Mina elan ühes kohas, keegi on võib-olla tööl ja et see on ainus asi, et me saame olla sillaks inimeste ja Jeesuse, selle inimese ja Jeesuse vahel. Ja kõige parem me saame seda, et me saame kellelegi sõbraks, nagu oliks see. Me püüame ja me ei lähe nii sõbraks nüüd kuidagi ebaloomulikult, kuule nüüd seal kuidagi ja hakata kohe, peame võtma aega. Me peame seda nagu hirmsalt täiesti endale kõigepealt selgeks tegema, et kõigel sellel on hind. Ja eeskätt me jõuame alati nagu sellega tagasi, et Jeesus on makstud ju meie eest hinna. Ta on makstud juba hinna ja ka meie peame siin elus maksma hinna. Ja kui see ei ole selline hind, mis praegu ei ole tagakiusamisi ega miskit ja on igal ajastul on oma aeg ja oma hind. Ja iga inimese elus on oma hind. Ja see on see praegu kõige rohkem, mida on inimestel puudu. Aega. Võta see aeg, kust mul ei ole aega. Aga et selleks, et inimesega sa pead lihtsalt olema olemas, minna maha ja ei hakka rääkima evangeeliumis. Hirmsast tahaks ju kohe hakata. See ja tule kogudusse, ei tule nad essugi. Aga kui sa oled olemas, istud, joome teed ja teine päev jälle ja siis mingi aeg jälle ja oled juba siis sõber ja siis käime kõndimas ja siis tulevad need küsimused ise, uskuge mind. Ja vaatavad, et ei olegi, Kristjane küll, aga ei olegi päris hull, eks ole, sest ma olen kuulnud, kui inimene ütleb, et arvab, et kristlane on midagi erilist. Ma olen ääretult palju pean tegelema sellega, et ei ole. Kristlane on see, kes teab lihtsalt, mis asi on patt. Näiteks kui praegu küsida minu ämma käest, tema ei tea, mis asi on patt. Mis patt? No mis asi see on? Mingi jah, keegi räägib. Ta ei tea seda. Aga meie teame. Me teame, mis on patu tagajärg. Me teame, mis on patu palk. Ja me teame, kuidas sellest vabaneda. Ja see on see vahe, mis eristab meid maailma inimestest, et püha, Jumal on meid kutsunud, me oleme mingil hetkel Jeesuse vastu võtnud ja me teame, mis on hea, mis on halb. Me teame, mis valikuid me teeme ja me teeme iga päev valikuid. Jube kerge on valida, kui on hea ja halva vahel. Jube raske valida siis, kui mõlemad on halvad. Ja täna hommikul ma just ütlesin oma pojale, aga alati, kui me valime kas või millimeeter, kas kuidagi moodi lähemale Jumalale, ükskõik kuidas, siis ta lõppeks viib sinna. Aga kui sa iga kord natukenegi valid midagi, mis nagu mugavam või nii, või see viib su lõppeks eemale. Sest me alati kogeme ära. Jumala lastena me kogeme alati ära, mis on õige. Ja me inimestena lihtsalt me petame ennast vahest. Ja siin on, sellest mulle meeldis hästi siin põua aastal, ta ei karda.
paladus tuleb. üks kristlane on nagu üks puu. Ma olen kunstnik ja ma maalin, mulle väga meeldib teha puid. Ja kui ma sinna alla teen need juured, siis see on alati, mul tuleb see visuaalselt, et kui nad lähevad nagu alla, siis nad saavad selle vee kätte sealt. Ja kui on, aga mõnel on need juured hästi pinnapealsed. Ja me teame ka seda, mis on põud. Seal ei midagi, mis elab, mis peaks saama eluks vajalikku, seal ei ole. Ja igal kristlasel, ma usun, on elus mingi aeg. See on ka põuaeg. Mina, elav näide, minu elust viimane aasta on olnud ääretult hull. Ma olen isegi, on hetki, kus sa tunned, kus üldse jumal kuuleb mind või? Ühtegi vastust. Ainult Jumala sõna. Aga kõik asjad nagu lähevad halvasti. Päriselt ka. Ja ma saan aru, et peame tänama. Kõigest ma mõistan. Aga reaalsus on see, et nii raske on tänada. Ja väga tihti on Jumal meil seda nägu, nagu me näeme iseennast ja üldse olukorda, nii me teeme Jumalale ka mingi näo. Tegelikult. Me arvame, kuidas Jumal teeb. Isegi kui me palvetame mingeid asju, me arvame, kuidas Jumal meile vastab. Ta teeb nüüd nii, ta teeb naa. Kogu aeg me panustame selle peale, et on mingi imeasi juhtub, mingi imeasi. Aga Jumal teeb, ta tuleb võt nii ja või võt nii. Aga mitte kunagi nii nagu mina mõtlesin või palusin. Ja siis, kui sel hetkel, kui me täiesti kõik oleme lahti raskunud ja meil on nagu kõik sillad põlenud, et nagu viimane piisk tuleb. Ja siis tuleb mingi asi. Mingi asi. Ja räägin siis ühe tunnistuse, et mul on poeg, ma natukene räägin endast, kes te mind ei tea, ma püüan, et väga ei lähe pikaks, et ma olen kasvanud üldse kristlikus peres, aga elu teeb omad käänakud ja ma seal vahepealse osa jätan ära, aga kui ma 21 aastal tulin uuesti kogudusse, ehk Jumal tuli minu juurde ja ta tuli niimoodi, et ma sain uuesti nagu, Jumal kutsus mu nii, et ta tuli mu juurde, kui ma üksi kodusse ei toimunud üldse kirikusse, ma ei olnud midagi ära teeninud, keegi rääkib mulle, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga ta tuli mu tuppa ja nii see juhtus ja pärast ma läksin kogudusse alles, palusin ühel pastoril enda eest nagu palvetada ja minu tee algas 20. aastal tegelikult detsembris uuesti ja 21 siis juba jaanuaris ma tegin ühes koguduses eespalve Paliveres, tähendab, ma läksin sinna, seal ma tundsin nagu pastorit ja septembrist Jumal läkitas mu piiblikooli ja ma arvan selle tõttu, et ma olen väga palju saanud haiget ja mul on ääretult väär Jumala pilt oli. Sest kui me omame mingisugust ettekujutust ja me lähme selles suunas, et ta on selline ja selline, ei ole. Jumal ei ole, sest ma arvan, kui me ei saa iial siin maa peal teada, milline ta täpselt on ja kuidas ta täpselt teeb. Me oleme teelised, see põlvkond. Lihtsalt on võib-olla keegi on kogemustega, kellel on 30 aastat ja keegi võib-olla on 2 kuud olnud ja me kõik sama palju. Sest me ei tea tegelikult mitte midagi. Meil on lootus, et me teame ja me loodame ja me usume, mis ongi see meie elu alus. Aga me ei saa öelda, et me kõike teame. Ja kui Jumal kõnetas mind, et minna piiblikooli, siis see oli minu jaoks nii hirmus kogemus. Miks? Ma seletan väga hästi. Ma olen väga kodune inimene. Ma elan, see oli siis Tallinnas ja mina elan Tudus, on siis 150 kilomeetrit eemal ja päevane õpe.
kuulge, ma olen 47, mul ei ole vähimat isu minna. Puusad ja mu kondid ei istu sa seal pikk päev ja Rodney Corcoran, kes seda natuke tunneb, siis ta on ka, teeme nii. No kõik need reeglid ja kõik, me olime koolis, me olime päris koolis, seal mitte mingisugust allahindlust ei tehtud. Et see oli julm minu jaoks, minu suhtes. See oli minu jaoks, see algas nagu, mul oli see üks väga raske aasta. Sellepärast, et ma matsin sellel ajal kui oma ema. Ja kõik need asjad ja kõik asjad läksid alla mäge. Ja tead, ma ütlen, kõik asjad on selle jooksnud väga keerulised minul. Aga mu südames on tohutu rahu. Et need asjad igasugused, sest kuni selle hetkeni oli mul nagu rahu sees. Kõike nagu kõigutati, kogu minu maailma keerati pahupidi. Ole terve nädal Tallinnas, pikad õppepäevad, reedel jõuad koju, vahel talvel tuiskas, ma sõitsin ka üle 3 tunni ühte otsa, üks kord ma ei näinud oma tee otsa, sest tohutu tuisk oli. Ma sain vaevalt koju, siis terve laupäev ma kraamisin oma maja, tegin mehele seal süüa mingeid asju. Pühapäev on ju hingamispäev, vahest oli nii tige. Mõtlesin, nüüd ka ei või midagi teha, et ma pean olema. Ja ma nii ja ma ei hakka vahetama, sest see on. Sest ma võin ju teha omale püha näo pähe, aga Jumal näeb mu sisse. Ja esmaspäev juba peame kotte jälle kokku panema, hakka jälle ära minema. Kui oli 2 kuud möödas, ma mõtlesin, mis asi see on, et see ei ole võimalik, ma ei ela seda üle. Ja ma ei saa mingid paberid ka. Ma mõtlesin, keegi kõik küsisid mu käest, mis sa, ma ütlesin, saad sa mingi, et mis on, see ei, ma ei osanud seletada, ausalt ka, mul ei olnud nagu seda sõnavara, mis ma ütlen, mis minust saab või, sest äkitselt see sama Rutt, kes on, kellega natukene siis tagasi minna, kui Jumal kutsus, siis tegelikult ma olin 6 aastat väga sügavas alkoholismis, ehk mitte väliselt, ma olin väga viisakas, aga ma jõin iga õhtu, iga päev, sest ma ei tulnud ei oma mõtete ega oma asjadega toime. Ja tegelikult olime väga õnnelik vaikselt seal istudes, tinistades ja olles oma ette. Aga siin äkitselt, kui Jumal tuli mu ellu, mul on päeva pealt see kõik Jumal võttis selle ära mul. Ja siis poole aasta pärast, siis ma lähen piiblikooli, kogu mu elu keerasti tagurpidi, kõik mu inimesed ju teavad ju mu abikaasa. Aga lihtsalt ütled, et enam mina veini ei joo ja nüüd ma läheksin kooli, et kõik see juhtus nii äkki. Aga minu järjepidevus ja Jumala arm, tohutu arm, sest need hetked, kui ma sõitsin, ma nutsin, sest mina maksin hinda. Ema surmaaeg ma paastusin väga palju, sest ma uskusin, et Jumal teeb ta terveks. Ei saa olla niimoodi, ei saa võtta ära inimest mu käest, sest mul ei olnud raha. Sest ma ei saanud käia tööl ju. Töötukassas olin sel hetkel arvel ja ma oleksin pidanud, nagu mu mees ütles, mine natukene häma. Et siis saab, ma ei saa hämada ju. Ta ütles, mis mõttes, et natukene. Ma ütlesin, ma ei saa hämada, ma ei otsi tööd, ma pean olema aus. Ma ütlesin, kas ma lähen, kus Jumalaga või lähe. Ja minu ausus viis sellele, et me tõtsid mu ju maha, eks ole, sest ma ei otsi tööd ju. Tähendab, ma ei saa, mul ei olnud haigekassat ja võeti maha, midagi üle teha. Aga mees oli väga pahane, et ütles, et loodan, et see ei ole haige. No ei olnud. Aga finantside külg oli keeruline. Aga meil ei olnud millestki puudust. Ja see sama 9 kuud tegi minu sees kõige rohkem tööd. See lõhkus mu kõik maatasa, sest ma sain aru, et mitte millegi peale sa ei saa oma elus loota. Mitte mingite inimeste peale sa ei saa loota. Sa saad loota ainult selle peale, et sa
otsid Jumalat ja oled aus Jumala ees ja oled ka enda ees aus. Sest kui me kanname maski, kui me teeme endast kellegi, kes me ei ole, siis me hakkame ühel hetkel ka ise ka uskuma. Aga kuidas me saame tänada siis Jumalat nagu raskuses? Seda on jube kerge öelda, aga ütlen teile, enne seda, et tänada Jumalat siiralt, me murdume, oleme maas ja halame Jumala ees. Ja Jumal saab hakkama meie halamisega. Jumalal ei ole, tema jaoks ei ole ükski palve, väike palve. Tal on aega kuulata, me võime teile kõik rääkida. No kõik väiksed asjad, mis ajavad närvi, mis on mu sees, sest kui ta ütleb, et tema on südametundja, mina ei saa oma südant muuta. Kui palju ma olen nutnud meie koguduses põrandal seal, sest ma kodus, mu mees paneks jooksu. Ma olen nutnud põrandal, tatt on vaibas. Ma olen öelnud, et kui ma saaks selle südame välja võtta ja panna selle mure ja valus ette, ma teeks, aga ma ei oska. Ma ei oska. See ei tule välja, sest hommikul on kõik tagasi. Panen maha ja jälle on. Siis kui eks Jumal õpetas, et see ongi protsess. Me tahame kõik, et see toimiks kohe. Me tahame, kui me käime läbi andestusprotsessi, me tahame, et see on nüüd ja kohe läinud. Me tahame kõigele saada imerohtu, aga seda ei ole. Me peame kõigest minema läbi päriselt. Ja see ongi meie teekond, see vormib meid ja vormib meid kuni surmapäevani. Ma ei usu, et me saame valmis enne, kui me oleme seal valmis, kus võetakse ja antakse meile need uued ihud, uued rüüd. Sest inimese süda on ääretult petlik. Ja ta jääbki selliseks. See on kogu aeg need valikud. Need valikud on kogu aeg me elus ja kui me mingil hetkel laseme nagu, me ei panegi tähele. Kuidas ühel hetkel me juba usume ise ka, mis me võib-olla teeme või räägime. Aga me saame alati näha tagajärgedest. Me saame hoida nendest kinni ja olla siirad. Ikkagi jälle juhet. Ja ärge kunagi kartke või häbenedage tunnistada. Isegi öelda, isegi kui te pole midagi teinud, aga kui kellegil on, nagu Jumala sõna ütlebki, kui vennal on midagi sinu vastu, siis mine palu andeks. Lihtsalt, et olla see esimene. Ja pärast piiblikooli siis tuli mul tunnetus minna õppima, mis oli veel omaette, aga see oli juba peale, kui poleks olnud seda next step'i, ma poleks ka seminaris. Aga minu poeg on olnud sõltlane väga pikka aega ja kui ma lootsin, kui ta tuli Jumala juurde 20. aastal, et ta on vaba hetkega ja ma uskusin, sest alati me kuuleme tunnistusi, tuli kohe vabastas kõik. Ei ole. Ja väga tihti on see, et inimesed ka ei jaga, sest nad ei julge. Kogudustes on väga palju inimesi, kes on sõltlased. Aga see on nii taunitav, eriti inimeste keskel, kellel on kõik alati hästi ja kellel pole kunagi seda olnud. Ja sõltlased on mingil hetkel nagu teine sort ja nad ei leia seda adopteerumist. See on nii. Meeldib või meeldi on. Ja kui siis tuleb see löök või mingi valus hoob, siis ta läheb tegema seda, mis ta on harjunud tegema. Meie näiteks, mõni hakkab sööma, aga me ju seda ei mõista hukka. Ei ole hullu. Kes teeb seal, kes hakkab telekat vahtima, no mida iganes, see on okei. Aga sõltuvus, see on midagi nii, ongi. Aga nagu ka Jumala sõna ütleb, et õige kukub 7 korda, aga tähtis on see, et ta püsti tuleb. Ühel päeval ta enam ei kuku, kui tal on toetajad. Ja kuigi mu Taavi käis pikale püsti palju kordi, siis ta läbis ka lootuse programmi. See on kõik olnud sellel aastal. Ja ta on olnud kaine nüüd pikka aega, aga ta läheb läbi ikkagi millestki. Jätkuvalt ma näen, et ta on, ma ei saa öelda kõrv või miskit, sest ma nägin, et see võib tabada, see kõrve asi võib tabada inimesi meil erinevatel aegadel.
see on erineva pikkusega. aga nüüd Jumal teab, miks. meil ei ole sellele vastust, mõnel on see, võib-olla tuleb, ma ei tea millal, kogu aeg on hästi kõik ja tänu Jumalale, aga mõnel on kogu aeg mingid asjad. me ei tea, miks need on, aga need on. Aga mis on kummaline, on see, et mina näen vilju tema elus, aga tema ei näe. Sest väga tihti me näeme oma probleeme, vaatame ennast, aga me ei oska vaadata Jumalat. Ja nii kaua, kui me vaatame üldse ennast või oma võimekust, me oleme läbi kukkunud, aga me ei kuku ka siis läbi, sellepärast et me oleme alati Jumala käes. Ja üle 6 aja tagasi tuli meil on 5 last peres ja mul on minu noorem vend. Ta on ka olnud noorena kristlane, aga praegu ei olnud ja äkitselt tuli vähidiagnoos, just noorem ja me oleme väga lähedased. See oli, ütlen ausalt, et ma tundsin, et mu tass on täis. Ma ütlen ausalt, et kõik panin ära ja ütlesin, et issand, et ma ütlen ausalt, kas ma uskusin, et võib imeda ja Jumal teeb imet. Aga ma uskun, et ta teeb mulle seda. Sest mitte midagi ei ole toimunud mu elus. Ükskõik kui palju ma ei palveta, ükskõik kui palju asjad ei ole toimunud. Ja ma saan aru, et need on seemned ja üks kord ja siin on, aga siia vahest ei jõua. Mingitel hetkedel jõuab, aga päevas on 24 tundi. Nädalas on 7 päeva ja päevad ei ole vennad ja kitsikuse hetked on erinevad. Ja imelisem asi on see, kui te hommikul enne kui ärkate, alustate päeva kus Jumalaga, sest siis te saate selle rüü ja võimekuse olla valmis, mis iganes uudised tulevad. Homme on esmaspäev. See oli samamoodi, ma sain teada sellest uudisest esmaspäeval, aga pühapäeval ma palvetasin. Ma mäletan seda, ma lihtsalt mäletan seda. Sest issand, et ma ei tea, mis toob homne päev, aga aita mul see läbi elada ja vastu võtta, mis iganes uudised tulevad, sest tavaliselt mingid asjad löövad jalad alt ära. Ja kui see tuli, see lõi. Aga peale seda järgneval päeval ma sain oma südamesse tegelikult enneolematu kinnituse, et kõik on Jumala käes, sest ma olen võimetu midagi tegema. Sest ükskõik kui maha me ei ole vajutatud, me ei ole mitte kunagi maha vajutatud. Me arvame, et me oleme seal, aga me ei ole. Sest ükskõik kui kitsas me ei ole, või me oleme nagu selles kõrbes arvame, et midagi ei ole, me oleme ometigi Jumalale nii lähedal, kui üldse me saame olla. Ja siis ma olen Jumala ligi olnud, tunnen nii eriliselt. Vist mingeid asju ei olnud. Ja mu vennal oli arst 20. see on alles tuvastamisel, tal on vist mitu aastat see olnud, aga et nahavähks ei olnud, ta ütles, et on silmas. Ja 22. tal on 26, ta läks siis silmaarstile ja see oli siis see nädal, kolmapäev või mis ta oli. Ja ma talle kirjutasin hommikul, ütlesin, mis kell sa lähed, et ma väga ta on Eesti mees, kes ei räägi, ei ole. Rõõmus, kõik on hästi ja ei puuduta seda teemat ja teate, ega siis oma perekonnas usuasju, sa oled viimane, keda nad tahavad kuulda midagi. Viimane, nii et see on normaalne. Ja siis ma lihtsalt ikkagi võtsin kokku, Jüri, mis kell see sul on? Ja ta ütles aja ja siis ma ikka kirjutasin, et ma hoian sind palves. Ei saa vastu pidada. Ja samal päeval mõni tund hiljem tuleb mulle sõnum. Ja tuleb selline sõnum, et Rutt, et kõik on hästi. Jumal tervendas mind juba laupäeval.
ja Jumal vabastas meid alkoholist. Ja Jumal on palju suurem, kui me oskame ette kujutada. Minu südames on tohutu rahu, aga anna mulle aega seda kõike seedida. Mina kirjutasin sinna vastu, et ma tean, eks ole, mida sa tead, midagi ma ei tea, aga see oli see emotsioon, mis asi, mis kiri või? Ma lugesin seda mitu korda, ma mõtlesin, siit, ta on rahu südames, no ma mõtlesin, et ma tulin püsti, ma ei teadnud, kas ma nüüd hüppan, see nagu päriselt või, siis ma mõtlesin, et ma ei uskunud, täna ausalt ma ei uskunud, sest me usume alati, et Jumal teeb imesid, aga me ei usu ikkagi, et ta teeb täna meie elus. Ja asi on selles, eriti üks iganes, me arvame, et läbikukkumised on läbikukkumised, aga tegelikult see on üks ehitusmaterjal meie elus. Jumalal ei ole läbikukkumisi, on see, et meie oleme midagi idealiseerinud, meie oleme arvanud. Asjad lähevad nii, ei lähe. Jumalal lähevad kõik plaanipärased, sest me oleme ühed inimesed suures Jumala loos. Me oleme ühes väga suures armastusloos, iga inimene oma ajastul. Mul hakkab tohutult vastu, on alati hakanud, kui öeldakse, et Kristus seda leided. Ma ei võta seda üldse vastu. Sest mis me siis tegema peame? Ma ei tea, mida? Et kõik need asjad käivad loomulikult. Ja ma ei usu, võib-olla on ka keegi leige, mina ei näe siin inimese südamesse. Aga ma ei usu, et on õigust ka niimoodi sildistada, sest ma usun, et Jumal on meie südame kaartuste hindaja. Ja iga inimene, kes tuleb kogudusse, on väärt. Ta tuli kohale. Ja see on nagu ülimüli, mis ta on teinud ja kui me võtame ajaraamatu, see on üliõhukana, ma ei saa sõrmede vahel panna. Ja väike, eks ole, siukene lõik ja loeme 50 aastat läks mööda. Tegid kurja Jehova silmis ja tuli see, või nad parandasid meelt, tuli see, sinna see on meie elu. Võib-olla oleks olnud siukene 6 salmi, võib-olla meie elu. Aga meie hädaldame, midagi ei toimu, aga tegelikult me oleme kogu aeg läheb midagi. On olnud alati see, et on olnud ärkamised, siis tulnud, ei saa olla keegi, kes me ei ole. Me oleme need, kes me oleme ja kõige olulisem, kui me vaatame oma südant, oleme siirad praegu, ausad. Ja kui ei ole tulnud välja, no ei ole, siis jälle lähme Jumala ette, ütleme, issand, paranda meid, muuda meid. Ja peame meeles, kui me oleme kõrbes, et me tuleme sealt välja. Ja kes äkitselt läheb sinna, siis ärge heitke meelt, sest Jumal näeb, Jumal kuuleb ja lõpetuseks ma jagan sellist tunnistuse, mis on parem mida tunnistus, et Jumalal on huumori meelt ka. Et ma, eks ole, mängin ja väga paljud arvavad, ma olen väga muusikaalne. Aga kui mind ema muusikakooli viis, siis mind ei võetud vastu, sest öeldi, et mul ei ole muusikalist kuulmist. Ja ei saanudki. Ja minu pill oli nii lahti. Ja siis pärast mõne aasta hiljem ma käisin ühes muusikaklassis seal korteris, aga ma olin vist püsimatu ja rahul olema, et ma ei õppinudki ära. Natukene seal, nooti ma tean, mis on noodid, aga ma ei tea, mis on tuurid ja need akordid ja üldse, et ma ei mängi. Nootist ma ei mängi. Ja mul on öeldud, et see on kõik nii kurvameelsed laulud, eks ole, et midagi rõõmsamad. Ma olen püüdnud ennast muuta, püüan siis teha, aga mul ei tule välja, sest see peab olema takt. Ja ükskord ma olen kogenud, ma ei ütle, et Jumal räägib muga häälega või miskit, ma olen kogenud, et ära püüa ennast muuta, sest see, mis on mulle antud, see on mulle antud. On neid, kellel ongi need laulud, kellel on antud need, see on need. Et Jumal on meil kõigil andnud mingi osa. Kõik me oleme kutsutud mingi asjaga ja kes on prohvet, kes on see, et ükski asi ei ole kadestamist väärt, sest me ei sobitu sinna, kuhu me ei ole kutsutud. Me ei klapi seal, meil läheb kõik nahka. Me oleme head seal, kus me sobime. Pusle,
pusletükk, mulle nii meeldib no puslest alati näen ette, iga tükk on omas kohas, kui ma püüan olla vales kohas, siis isegi värv võib sobida, isegi kuju, aga sa ei lähe sinna, sa ei mahu sinna ja ongi. Et sellepärast ma julgustan, et mis iganes te teete, Jumal toob selle välja ja pani mängima. Ma lihtsalt kuulmise järgi püüan ja sellepärast ma vahest võin ka väga nahka minna, sassi minna. Noh, ka seda on juhtunud. Jumal õpetanud, mitte midagi ei juhtu sellest. Me oleme kõik inimesed ja teine on see, et ütlete, et ma räägin võib-olla julgelt, aga mind on lapsepõlves ehmatatud ja ehmatati kogelejaks ja ma olen saanud isegi erikohtlemist mingi aeg koolis, et ma võisin kirjutada oma koolitööd kirjalikult, et ma ei peaks vastama suuliselt, kuna ma ei rääkinud üldse. Mind ka kasvataja ehmatas, ma juba alla 2 aasta. Ja kui ma olin 13, siis ma olin nõukogude ajal, olin sellises linnas nagu Savara on tänapäeval, aga siis oli Kuibõš Venemaal, oli seal selline nagu ravi või võimalus, kus kogelejaid õpetati. Nagu AA-rühtjad istusid seal ringis, see oli mulle väga friiki, 13 puberteet. Mulle see oli nagu aasta aega kodust ära. See oli muideks see aeg, kui toimus Augusti putš ja ma peatusin oma tädi juures, ema õe juures, kellel ei ole oma füüsilisi lapsi, täna on ta juba lahkunud, aga ta oli tollel ajal, ta oli väga karm. Aga mina tulin 5-lapselisest perest, kus ema on vabalt kõike, aga siin oli käterätikud, see on näo jaoks, see on varba jaoks, see on käe jaoks, aga meil oli üks rätik. Vahet ei ole, kuhu sa kuivatad. Küll ma sain manitseda, küll ma sain liialda, et sööme kõik üheaegselt kodus puhata. Kõht tühi läksid külvikust võtsid, et sain niisuguse paraja sõjaväekooli. Aga muidugi eeskätt see ravimeetod oli väga raske, aga see toimis. Ja siis ma käisin ka seal koguduses samal ajal ja ma mäletan, ühel päeval oli seal ka jutlustaja. Ja kui ta kutsus seal ka ette, ma ei läinud ette, ma ei julgenud, aga ma palvetasin ise ja ma uskusin, et Jumal tervendas mind. Aga tervist ei olnud kohe. Aga tervist tuli 10 kuni 12 aastat, tükk maad hiljem, võib-olla ma olin juba 25 ja kui ma hakkasin oma pojale ette lugema piiblit ja mul tohutult keel takerdus, aga ma lugesin ja ma ühel hetkel avastasin, et ma enam niimoodi, ma ei tea, kui palju te olete näinud, vahest võib juhtuda, aga see oli läinud. Ja see on tänapäevani, aga kui te oleksite mind näinud, ma ei ole võimeline lugema, ma poleks olnud võimeline mitte üht salmi. Ja ma ei saanud mitte ühtegi lauset ära rääkida, ja veel rääkimata inimese eest. Jumal võtab selle koputaja ja paneb. Ja just see, et sul on see närvikava, läks ju sellega ehmatusega, siis närvikava, nagu inimlikult, eks ole, kõik see, kuidas on ära räägitud ja keskendumisraskused, mis on mul sellega olnud terve elu. Jumal on olnud see tasakaal minu elus ja seal, kus ma tunnen ennast täiesti võimetu, tuleb. Et ka täna hommikul, ma olen kella 5 üleval, ma eile terve päeva valmistasin ja olen juba ammu aega valmistanud ja palvetanud. Ma olen teinud konspekti, ma pole seda konspekti vaadanud, sest aga Jumal on toonud esile selle, mis ta on toonud ja ma ikka alati ütlen, kui me oleme ustavad selles, mida meie teeme, siis Jumal on alati ustav oma poole, ta täidab alati selle, mida meie ei saa. Mida nõdremad meie oleme, seda suurem on tema. Ja minule tuleb see kasuks, kui ma teen tööd Jumala sõnaga, kui ma mõtlen, kui ma selle seedin enda seest läbi, see ehitab mind. See ehitab mind ja
ja sellepärast ka ma mõistan, et see protsess on oluline, sellepärast ma võtan vastu alati kutsed, kuigi vahest ma kahetsen, oli seda vaja. aga ma võtan, sest ega ma pole alati nii vahvasti läinud, vahest on läinud no nii ära kadunud, et olen öelnud sorry. aga see on võib-olla olnud, ma vahest olen öelnud ka julgustused, kes ütleb, et ma ei saa, mul on öeldud, et sul on lusikas, hõbeldu lusikas suus oled sündinud. See ei ole, te ei näe, mis ma teen, palju ma nutan, kuidas ma tulen, mul kõhus keerab ja kuidas ma palvetan, ma olin praami järjekorras, vist arvate, mis mul süles oli. Mul oli arvuti süles ja ma veel vahutasin ja mõtlesin, kuidas oleks see loogiline järjekord, eks ole, ja et oleks loogiline, aga ma tahame alati teha midagi loogiliseks. Aga ei tule see välja ja ma teadsin. Aga tänu Jumalale ma isegi mõtlesin, et Jumal teid nii vähe on. et nii on. Aga samas ma tean, et ühel päeval on see koguduse ruumid, kõik Eestimaa kogudused on ühel päeval täis. Sest kui minu isa sai päästetud vennaste kogudusest Aeganu külas, siis ütles Mats ja Saks olid pingi peal kõrvuti. Ja rahvad inimesed tulid kaugelt, 20-30 kilomeetrit eemal, jala, kes siis hobuse peale võeti, jäädi ööd. Lihtsalt kuulama seda Jumala sõna. Et mitte ühtegi mingisugust kutset ei olnud ja ei olnud infot. Teati, et uskuge mind, see aeg on tulemas. Ja lõpetuseks, enne kui ma annan üle, kui ma laulame selle Allika laulu ja et siis on kõikidele koos, et saate ka laulda. See oli minu isa lemmiklaul ja selle lauluga on väga paljud saanud ka päästetud. Mitte paljud, aga see on väga paljusid puudutanud üks konkreetne inimene küll. Aga see on imeliste sõnadega. See Allikas, ma leidsin ühelt mäelalt. Ma leidsin ühelt mäejalalt Allika, kui Jaanusest nõrkes mu hing. Ta vereseni imelik selge ja hea, uut elu minu hingele tõi. Ta vereseni imelik selge ja hea, uut elu minu hingele tõi. Sellel mäekükal seisab üks põlatud rist, mis aegade tormides pole murdunud seisma, on jäänud ta tõest ja seisab seal tänagi veel. Pole murdunud seisma, on jäänud ta tõest ja seisab seal tänagi veel. See Allikas voolab selle risti all, kus suurim ei päästija. See Jeesus, kes patust meid lunastanud, teed taevasse avastab. See Jeesus, kes patust meid lunastanud, teed taevasse avastab. Kui juua ma tahtsin sellest Allika veest, puudus kruus ei vett kätte ma saanud. Üks hääl ütles kummardu põlvede peal, siis juua saad Allika veest. Üks hääl ütles kummardu põlvede peal, siis juua saad Allika veest. Selles Allikas miljonid terveks on saanud ja saavad veel tänagi. Ei aegade põud seda ei kuivata, ta voolamas igavest. Ei aegade põud seda ei kuivata, ta voolamas igavest. Aamen. Aamen. Nii ilus laul oli. Ma kohviaega teil. Üks laul veel. Üks laul. Ma võin, ma laulan, seda ei ole seal, aga ma mõtlesin, et kui jääks aega, ma laulan, see on võib-olla see kattub, see on tänu sul toon iga katsumus. See on ääretult mulle kallis laul.
see on see selline võitlus meie sees inimloomusega. tänu sulle too iga katsumistunni eest, milles kasvas mu tugevus sinu jalge ees. tänu sul too, et sa proovid mu ustavust, kannatlikkust ja armastust sinu pühas töös. aga inimloomus minul sees küll sõdib vastu sellele, et sina, issand, jääksid hinge troonile. sest kiusatuse tunnil oma tahet valmis juhtima ja vahel, issand, sinu häält ei kuule ma. tänu sul too iga soruski tunda võin, et sa ikka mu kõrval käid ja mind õnnistad. mu võitlustes hoiad kinni su taotlustes ja sa valmistad päästeteed oma lapsele. aga inimloomus minul sees küll sõdib vastu sellele, et sina, issand, jääksid hinge troonile. sest kiusatuse tunnil oma tahet valmis juhtima ja vahel, issand, sinu häält ei kuule ma. tänu sul too, et sa aitad mind võidule, kõiges alludes sinule oled sa minu jõud. see on mu õnn, et sind järgin ja usaldan, igal ajal su palet näin, ei vaja ma muud. aga inimloomus minul sees küll sõdib vastu sellele, et sina, issand, jääksid hinge troonile. sest kiusatuse tunnil oma tahet valmis juhtima ja vahel, issand, sinu häält ei kuule ma. ja vahel, issand, sinu häält ei kuule ma. aamen. aamen. armas Rutt, see kõik on väga ilus ja väga eluline, mida sina meiega täna oled jaganud ja meie omalt poolt tahame sind ka südamest tänada selle eest, et sa tulid. ja ma usun, et see ei jää mitte viimaseks korraks, et kõik see ain, mis Jumal sulle on andnud, see on rikastanud täna meid. aitäh. Jumala õnnistust ja nüüd, sõbrad, siis ongi nii, et tuleme siia laua taha ja võtame osa teest ja kohvist ja